seisa jalad koos paralleelselt, jala siseküljed on samuti koos ja sinu jalad moodustavad justkui draakoni saba ja lase sabal natukene kukkuda jalgade vahele. Pane peopesad kokku, kujuta ette, et sinu käed on nagu draakoni pea ja alustad liikumist kätest paremalt vasakule suure kaarega. Saba ja vaagen läks teise poole, nüüd jälle paremale kätest. Ise vaatasid vasakule, kätest vasakule, ise vaatad paremale. Hakkad alt üles tulema paremale, vasakule. Selgroog väänutab järgi ja painutus paremale täpselt küljele. Tuled keskele, keskjoonele üles. Tõuse varvastele, sirutus ja viid käed alla tantjenni. Pööra tähelepanu hingamisele, et sa hingaksid sügavalt läbi alakõhu ja läbi nina. Too käed rinnale, päikesepõõniku kohale ja alustad liikumist vasakult suure kaarega paremale. Saba ja paagen lähevad vastassuunas, paremalt vasakule ja ise vaatad vastassuunas kätele. Sukeldud paremale, vasakule, ise vaatad paremale ja paremale, ise vaatad vasakule. Pööra tähelepanu hingamisele, et sa hingaksid sügavalt läbi alakõhu ja läbi nina.
astu ratsamehe asendisse paralleelselt õlgade laiuselt või natukene rohkem. Kujuta ette, et telg, mis sind läbib, läheb pealae keskelt nii-öelda krooni kohast sisse, liigub mööda selgroogu alla, läbistades keha täpselt keskelt ja kukub saba otsast otse maasse, käed palveasendisse kokku ja kujuta ette, et need käed on draakoni pea ja hakkad liikuma küljelt küljele, nii et selgroog vonkleb kaasa, käed lähevad ees ja selgroog vonkleb kaasa loomulikul moel ühele ja teisele poole. Nüüd vastupidiselt alusta liikumist õlast küljele, paremale ja kogu selgroog tuleb kaasa. Ja teisele poole vasakule alustad õlast, siis tuleb puus, siis tuleb jalg, kannad raskuse üle ja kogu selgroog tuleb kaasa, sa oled nagu kahe seina vahel ja pea on viimane, mis kohale jõuab. Ja nii ühelt poolt ja teiselt poolt. Omas rütmis hinga loomulikult läbi nina, nii et alakõht tõuseb ja langeb. Kui tahad harjutust natukene raskemaks enda jaoks teha, siis kalluta keha ennast ettepoole ja jätka samamoodi, kannad raskust ühelt jalalt teisele. Siruta üks külg välja, kumeralt lähed ühele poole küljele. Peenitad ühte külge korralikult ja pikalt. Teine käsi on põlve ees, et see sisse ei vajuks ja oleks puusast ilusti avatud. Ja jällegi sinu selgroo saba ots ja atlas, see teine ots kukla taga. Veel kujutad ette, et see telg on ka seal kroonina pealael. Kui lähed ühelt poolt teisele poole, siis teed selja kumeraks ja siis lähed külje peale venitusse. Nüüd paned käed palveasendisse taaskord ja kannad raskust vasakule, surud parema käega vasakut kätt vasakule ja ise vaatad vastassuunas, selles suunas, milles sa ära liigud. Ja teisele poole samamoodi, proovi seda teha võimalikult tasapinnaliselt, nii et õlad ei tõuseks. Õlad on all, abaluust. Nüüd
paned käed palveasendisse. Ja siruta ja mine kogu kehast alla. Lase selgroog vabaks üle puusa venitusse. Põlveõndlad ei pea olema pulksirged, vaid võivad olla natukene kõverad. Ja püsi ja hinga välja, eriti tähelepanelikult lõdvestades. Ja tule kumera seljaga püsti asendisse tagasi, rullides selgroogu lüli haaval. Nüüd kujuta ette, et sinu selgroog on nagu üks laine. Alustad liikumist lõua otsast, teed selja nõgusaks ja liigud ette ja kogu selgroog vokleb järgi ja siis tuled kumera seljaga jälle üles. Omas rütmis rahulikult hingates läbi nina, läbi alakõhu, läbi tandjeni. Nüüd vastupidi, sukeldud nii-öelda pea ees, kõigepealt lased puusad ette ja siis alustad sukeldumist kumera seljaga alla ja nõgusa seljaga ülesse. Selgroog vonkleb nii-öelda kogu selle harjutuse jooksul lüli haaval kaasa. Lisame käed. Nüüd see lainetus on veidi suurem, justkui tsunami. Alustad nõgusa seljaga, korjad käed tagant ülesse ja kumera seljaga ette alla. Ja nüüd jällegi teisipidi. Ehk siis käed on enda ees ja lainetad. Justkui tõmbad selle laine enda peale maast läbi, eest piikusesse ja jälle tagasi. Sukeldud, siirutad ja sukeldud. Hinga loomulikult läbi nina, mitte forsseerides. Eriti tähelepanelikult lõdvestada kõike, kus tunned, kus on pinge. Astu ratsamehe asendisse ja lõdvesta. Raputa kogu keha, lõdvesta. Liigu natukene ühele poole ja teisele poole. Pane käed tantjenni kõhu peale kokku. Kogu see energia kokku, mida sa oled siin nende harjutustega stimuleerinud, kergelt masseerides kõhu piirkonda ja lõdvesta. Võid korraks sulgeda silmad.
hinga rahulikult ja lõdvestunult.